mul kavas teha lasanjet. Selleks läheb petersellis, porgandit, tomatit, juustu, sibulat, siis hakkliha, loomulikult neid laosta ka, lasanjelaaste ja jahu ja võid ja punet ja piima läheb ka. Piim on mul praegu külmkapis. Need kõik ained on 2 kihi jaoks. Üks on tomati ja hakklihaga ja teine on juustukaste. Juhtus selline asi, et ma ei olnud pliiti tükk aega kütnud ja nüüd hakkas tossu sisse ajama. Aga see läheb välja ja ma saan ikkagi toimetada. Nüüd siis porgand, sibul ja hakkliha tuleb praadima panna ja petersell ka muidugi. Hakkliha on mul natukene rohkem kui 400 grammi, mis on ette nähtud. Aga ehk mahub ära. 5-6 minutit peab ta nüüd podisema ja senikaua on mul võimalik teha juustukaste. Või on ilusti juba potis ära sulanud. Nüüd läheb siia 60 grammi jahu. See tuleb seal võis ilusti ära pruunistada. Või mitte ilusti, lihtsalt kergelt pruuniks lasta. Nüüd tuleb sinna ühe korraga piim sisse panna ja seda peab nüüd segama. Ajada kõigepealt keema, 5-6 minutit keeta ja kogu aeg vispliga segada. Esimesel korral ma teen täiesti retsepti järgi, nagu on kirjeldatud. Selle vispliga segamise mõte on ilmselt selles, et see ei läheks kõrbema siia põhja. Nüüd, kui ta on kuskil 5 minutit, 6 minutit siin keenud, võtame ta tulelt vähemaks. Pliidi serva peale. Nüüd, kus see pott on tulelt võetud, tuleb ka maitsestamise osa. Soola ja pipraga tuleb teda maitsestada. Ja siis tuleb riivjuust sisse segada. Nüüd tuleb ka hakklihakaste maitsestada enam-vähem samamoodi soola ja pipraga. Aga siia paneme ka punet juurde. Nüüd on vaja panna siia põhja juustukastet. Ja siia peale lähevad nüüd lasanjelaastud. Nii, siia peale läheb nüüd hakklihakaste laastude peale. Hakklihakastmele läheb jälle juustukaste peale ja tuleb järgmine kiht lasanjeplaate riivjuustu ka veel peale panna. Ma lugesin selle retsepti kommentaaride juurest umbes seda, et liiter piima on palju, aga ei ole. Väga ilusti läheb juustukaste paksuks ja nüüd see kõik läheb 20 minutiks ahju. Ahjul on mul ainuke häda see, et selle uks käib siit eest nii-öelda ära. Aga siin küljes ta veel on, nii et ehk õnnestub seda kuumust kätte saada. Väga kena.